Hotelli saabus keskealine mees noore neiuga. Mees oli broneeringu teinud bookingu kaudu pikemaks nädalavahetuseks, 4 päevaks. Algul arvasin, et nad on isa ja tütar, kuna mees nägi tüdrukust palju vanem välja. Mees ulatas mulle oma ID-kaardi ja asus ankeeti täitma. Neiu oli ninapidi telefonis. Kui ma talt dokumenti küsisin, siis ta hakkas küll seda oma käekotist otsima, kuid ütles siis vabandavalt, et ta unustas selle koju. Ta näis vaat, et alaealine. Mehe dokumendilt oli näha, et tema oli 42. Mees uuris midagi toa kohta, aga ma ei kuulnud teda, sest suutsin vaid mõelda, kui kummaline see paar tundus. Mees küsis uuesti, kas nende toas on ikka 2 inimese voodi. Ilmselgelt nad ei olnud isa ja tütar. Kogu selle aja trummeldas mul kuklas vaid üks mõte, kas tüdruk on alaealine. Kuna tal ei olnud dokumenti, oleksin võinud ju keelduda neid majutamast, aga siis nad oleks ju lihtsalt järgmisesse hotelli läinud ja meilt raha tagasi nõudnud. Nii ma andsingi neile toa, aga otsustasin, et pean midagi tegema. Miks see paar minus kimbatust tekitas? Ma olin üsna kindel, et nad ei olnud isa ja tütar, sest muidu nad oleksid võtnud ju 2 eraldi voodiga toa. Kas tüdruk oli alaealine? Ma ei saanud seda kontrollida, sest et tal ei olnud dokumenti kaasas või vähemalt niimoodi ta väitis. Mida ma saaksin nüüd selles olukorras teha? Mida sina selles olukorras teeksid?